Topside või ükskõik mis asjade keskkonnamõjus saame me rääkida 3 etapist. Tootmine, tarbimine ja kõrvaldamine ehk jäätmekäitlus. Tootmisetapp tähendab seda, et meil on ressursid vaja maast ammutada. Olgu selleks siis metall, nafta plastiks, liiv klaasiks või puit paberiks. Need vormida toodeteks ja lõpuks ka tarbijateni toimetada. Seega on selles etapis kõige suurem osa keskkonnamõjust. Kui vaatame nüüd kasutust, näiteks 10 topsi kasutust. Kui kasutame siin iga kord ühekordset topsi, tähendab see, et meil on vaja toota 10 topsi, mis on loomulikult suurem sellest mõjust, kui me kasutame iga kord korduskasutavat topsi, mida on vaja olnud toota ainult ühe korra. Arvestada tuleb loomulikult ka topsimaterjaliga. Korduskasutatavad topsid on tugevamast materjalist, et nad peaksid kauem vastu, seega on seal kasutatud tõesti rohkem ressurssi. Kuid on arvutatud, et alates 10 korrast lähebki korduskasutatava topsi keskkonnamõju väiksemaks, sest taas kord seda on tulnud vähem toota. Aga loomulikult korduskasutavaid topse tuleb ka pesta, transportida ühelt ürituselt teisele. Kuid ka see keskkonnamõju on oluliselt väiksem kui ühekordse topsi keskkonnamõju. Veekasutuse osas on näiteks arvutatud, et korduskasutatava topsi pesemiseks kulub meil keskmiselt 100–200 milliliitrit vett, samas kui ühekordse topsi tootmisel on kulunud 1,3 liitrit vett. Jäätmete osas loomulikult ühekordsed topsid tekitavad väga kiiresti väga palju prügi. Kuna need on halvast kvaliteedist määrdunud, siis üldjuhul neid ümber töödelda ei saa ning nad satuvad kas prügilasse või põletusse. Korduskasutatavad topsid on tehtud paremast materjalist ja kuna nõudepakkuja saab nad üsna lihtsasti kokku koguda, need mis siis on katkised või muidu kasutuskõlbmatud, saab nad enamasti saata ümbertöötlemisse ning nad saavad uue elu uue tootena. Seega korduskasutatavad topsid aitavad meil hoida ressursse kauem kasutuses ning paremini neid hoida.